9,93. Kolmandal kohal leiame siis Andres Jõgi aja ja tema aegu on juba siis peale poole 2 minutit, 2.00,76 on siis Andri aeg. Aga Mait Pikhoff on finišis, nii et kui see sõit välja tuleb ja tünnid ette ei jää, siis on Mait väga kiire sõitja. Tõepoolest nii on 1.52,05. Nii et esimese sõidupäeva ajad tunduvad tulevad ka siia 1.50 kanti. Nii et kui see rada on kuiv ja on soe, siis on siin selget potentsiaali rohkemaks. Aga Aiko Aigro ütles, et on ta täna siin esiveolise masinaga stardis ja ei pea tal see tagumine tippilukk just väga palju ja nüüd ta istub seal raja ääres. Ühesõnaga kaldus ta sellel kergelt hallilt alalt kõrvale ja läks ta sinna rohelisse. Ei saagi täpselt aru, mis tal seal juhtus, oli see tehniline probleem, vaevalt ta see niisama kohas välja sõit. Aga kinni ta seal praegu istub. Ja autost ta ka väljas on, nii et tundub, et praegu ta vähemalt seal omal jõul välja ei saa, arvestades, et see maa on ilmselt päris pehme, nii et vajab ta välise jõu abi, et sealt liikuma saada. Aga Rain Rannal aja oleme siin ka vahepeal kirja saanud ja Rain Rannala konkureerib siin praegusel hetkel Mait Pikhoffiga ja praegune seis näitab seda, et Mait Pikhoff on siin vähemalt esimeses sõiduvoorus praegu kiirem olnud. Tema aeg 1.52,05 esimesest sõiduvoorust ja Rain Rannala 1.52,58 ja teisel kohal. Edasi vaatame, keda siit kolmandal kohal praegu leiame, on see Siim Aas, tema 1.55,93, nii et esimestele meestele praegu sinna 4 sekundit juba kaotus. Edasi neljandal kohalt leiame siis Andres Jõgi, Andri aeg 2.00,76, viies praegusel hetkel olema siis Kristo Tagaväli, kuues siis Kaido Saul, nii et praegu on see seis selline. Nii et nüüd väike hingetõhutaja paus, mõni meeldab Aiko Aigro, kas me nüüd just sealt nurgast seda kätte saame, aga õige pisut ohtlikus kohas ta seal on, see rada väljaspool seda palli ala on ilmselgelt väga libe, nii et ilmselt tuleb ta sealt ära liigutada. Aga seda siis otsustab juba seesama võistluste juht, kes seal koha peal siis on, Tiit Soa. Vaatab, mis nad siis edasi saama on. Aga neliveolistest meestest, kes siin veel startimata on, Markus Morel, Peeter Sukker, Martin Vikerväär, Marek Haiba, Virgo Arge, Helmes Palm, nii et kiireid mehi on siin terve rida veel stardis.
Vaiko Aigro toodi võistluste juhi poolt igal juhul sealt raja pealt ära. Ilmselt saab see võistlus õige pea siis ka jätkuda. See auto sinna raja äärde praeguses seisus igal juhul jääb. Juba filmima või panid juba? Mõtlesin, ma panen ise sõiduga rahul. Oleme siis vahepeal siin kinni püüdnud Urmas Roosi, kes on siis Mossede arvestuses vähemalt esimeses sõiduvoorus võitja. Kuidas Urmas enda esimest sõiduvooru kommenteerid? Oi, libe. Et kipub driftima vägisi mõne koha peal siin, aga ei välja pingerdasin. Sellegi poolest aeg on suhteliselt selliste killast, et konkurente, kas sulle tänad on? No, ma usun, et ikka. Mütsiga lüüa ei saa, et ega siin libedaga võib juhtuda kõike. No ilmselge, 2 sõiduvooru on veel ees ja sellesama libeda tulemus või on see tehnilise tulemus, Vaiko Aigro praegu seal raja ääres seisab, et seda õige pea siis näha ole. Mis see reaalne põhjus oli? Vaiko Aigro jah praegu Lääne-regiooni liider, Heppi rahvaspilti karikavõistluse liider, Kirni tegi nii-öelda tüvaratriki. Ütles, et masin oli tal juba siis natukene kehvavõitu tagasilda ei tahtnud korrektselt funktsioneerida. Poolest ta leitis. Aga nüüd jätkub ja praegu läks siis rajale siin Peeter Zucker ja kohe peaks minema siin rajale peatselt ka.
alustan? Ma usun, et ma saan hakkama. Või natuke edasi lükata? Väga hull ei ole, eks.